Tere päevast ja tere tulemast tagasi lõunalt. Ühest küljest on päeva keskel vist päris hea rääkida, sest et saab viidata juba olnud juttudele ja viidata, et mingit asja räägitakse pärast, et saab ise katmata jätta. Teisest küljest räägitakse, mul endal kogemus puudub, et pärast lõunat on väga raske esineda, et inimestel on kõht täis ja tukk tikub äkki peale. Kes ma luban, et ma panen teid siis paar korda äkki käega vehkima, kui ma mõne küsimuse küsin. Ja kui me seda kava kokku panime, siis jäi selle teema sisustamine mulle. Ja kui ma hakkasin seda ette valmistama, selle jutu sisu, siis ühelt küll tõdesin, et ma ei tea, milline see ametniku töökoht 2030 välja näeb. Mitmel põhjusel. Esiteks mul kogemus puudub väga pikk avalikus sektoris. Teiseks maailm meie ümber muutub väga palju. Ühest küljest see 4 aastat ei ole ju väga palju aega. Läheb linnutiivul. Teisest küljest on see ju väga pikk aeg, et selle aja jooksul saab väga palju korda saata ja muuta. Ja kui me toome selle meie ühe pilvepäeva fookusteema ehk tehisintellekti juurde, siis selles vallas muutub praegult väga palju. Aga proovime siis koos äkki visioneerida ja ma olen mõned mõtted kirja pannud, mis võivad muuta seda ametniku töökohta ja tööd. Aga selle muutuse kiirust just tehisintellektis, et illustreerida, siis ma leidsin mõned graafikud. Stanfordi ülikooli juures on üks instituut, mis teeb neid uuringuid, kuidas AI-d kasutatakse. Ja muidu me ainult räägime, et muutub väga kiiresti. Üks selline graafik, ehk siis AI võimekus erinevates valdkondades. Punktiirjoon on inimese võimekus ja erinevates valdkondades siis AI võimekus. Võib-olla lihtsalt keskendume sellele kõige äärmisele helesinisele joonele. See on siis tarkvaraarendus, et kuidas tehisintellekti abil tarkvaraarenduse tõhusus on kasvanud. Teine graafik, USA Ravimiameti poolt antud load meditsiiniseadmete kasutamiseks, kus on tehisintellekt integreeritud kuidagi moodi. Kolmas graafik, tehisintellekti kasutamine töö juures. Ja siin on esimene hea koht küsida, et andke käega märku, kes on oma töö juures tehisintellekti vahendeid kasutanud. Kiiresti arvutades, graafik näitab 78, selle uuringu järgi meil oli 87. Ja kolmas või 4. graafik, et siis OS World näitaja peaks mõõtma seda, kuidas tehisintellekt saab või toimetab inimesena arvutis või arvutivahenditega. Ja see on nagu eriti järsk tõus olnud viimase aasta jooksul. Rahast ka leidsin ühe graafika, kuidas suured tehnoloogiafirmad panustavad tehisintellekti ja need on meeletud summad. Ehk võib-olla me oleme 4 aasta pärast nagu Wolli multikas. Lebame tugitoolis, tarbime meelelahutuslikku sisu ekraanilt ja vöökoht muudkui suureneb ja suureneb. Aga võib-olla oleme väärikalt vananenud ja meil on assistendid. Neid juba müüakse ja hinnad ei olegi väga kallid. Pool aastat tagasi, kui ma selle näootsa veebis komistasin, siis tema võimekus ei olnud väga suur, aga pool aastat on ju selles maailmas väga pikk aeg. Eestist ka. Vaatasin märtsikuus, kui juba oli teada, et see päev meil tuleb, Äripäeva uudiseid. Ja pealkirjad on ju ajakirjades ikka ägedad, eks ole. Enamik mõist kaotab 4 aasta jooksul töö. 500 miljardit saab kokku hoida. Ja siis tore Jaan Tallinna ühelt Eestis olnud konverentsilt võetud tsitaat, et ta ei tea, kuidas Eestis seda kasutada. Õnneks meil pärast räägib Lukas Ilves Eesti AI projektist. Seda tuleb tunnustada, et tekkis idee ja eelmisel nädalal juba vallati 15 projekti, kuhu panustatakse ja proovitakse katsetada. Siis on meil olemas kõik need asjad mõjutavad meid, eks ole, ametniku. Ma ei tahakski kasutada sõna ametnik, sest see on spetsiifiline termin, et räägime riigi töötajast või riigi tööl olevast inimesest. See on meil olemas arengustrateegia 4 aastat vana. Siin huvitavad ajajooned tekivad, et ma vaatan 4 aastat tagasi ja 4 aastat edasi. Kopeerisin sealt mõned tekstid, mis ütleb õigesti, et eelistame uuenduslikke lahendusi. Loomulikult eelistame, sellest tekib mingi väärtus.
siis oli seal ka ennustus tehtud, millega tuleb alati olla hästi ettevaatlik, et see on tänamatu töö, aga seal olid konkreetsed aastanumbrid, et 25 tulevad müügile robothooldajad. No võib-olla on, kui me vaatame seda üle-eelmist pilti, mis ma näitasin. 27 igapäevaselt kasutuses haigete diagnoosimises isiklikult oleksin natukene skeptiline. Ja 33 isesõitvad autod, see on äkki jälle liiga kaugel, et kas ei olnud eelmine nädal uudis, et Holland lubas isesõitvad autod oma teedele ja tänavatele. Nii et see võib varem kätte jõuda. Ja siis veel selline asi, mis kahtlaselt samas suurusjärgus on number nagu Äripäeva uudises, et ligikaudu 500 miljardit hoiame kokku. Eelmine nädal tutvustati Riigikogule uut digiühiskonna arengukava. Siia ma pikalt ei lähe, aga selle vasakpoolne alameesmärk jällegi mõjutab meie tööd. Et muuta süsteemid parema kasutaja kogemuse peale ja teha andmed korda, seda kõike peame meie tegema. See mõjutab meie tööd, mis on ekstra meie tänasele tööle ju. Ja alumine kast räägib inimesest. See on minu arust kõige olulisem punkt, et inimesed viivadki seda tehnoloogiat ju ellu ja toovad kodanikuni või asutusteni need muudatused. RIT-ist ka. Nagu Ergo hommikul ütles, siis RIT loodi selleks, et konsolideerida alustaristuid ja alusteenuseid ja RIT loodi 4 aastat tagasi. Ja täpsustame siin selle ka ära, et meil on täna 2 peamist teenust, töökohateenus ja riigipilv. Ja viimasel ajal ja töökohateenus on välja töötatud, ma kohe näitan ka seda visiooni, aga teenuse kirjeldus on olemas, see on meie nõukogu poolt kinnitatud, aga viimasel ajal meil tekib uute klientidega teenusele toomisele arutelusid, et te pakute meile sellist teenust, aga meil täna Aorti töökohas tehakse seda asja pluss veel X, YZ asja. Ja siin ma lihtsalt rõhutan, et me jätkuvalt pakume seda teenust, mida RIT pakub, aga me aitame, ja nüüd äkki on see aitamise koht, mida Ergo käest küsitakse, et kus me aitame. Et me aitame siis ära lahendada need mured, et kui on eritarkvara, eriseadmed, eriprotsessid, et me aitame koos mõelda, et mida nendega tulevikus teha, et nad töötaksid koos RIT-i poolt pakutava teenusega. Ja 4 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, kui visioon kirja pandi, et seda Aorti töökoha teenust luua, siis aluspõhimõtted hästi lühidalt panin siia, olid sellised. Kasutame Microsofti moodsa töökoha kontseptsiooni, mis on pilvepõhine, turvaline, koostööd toetav ja nii edasi, vastab EITS-i standardile, arvestame ka neid muid turbenõudeid ja töötame RIT-i sees ITIL põhimõtete järgi. Ja et kõikidest asutustest, kus meie teenus on täna juba olemas, saavad meie teenusel olevad kasutajad kasutada ühtemoodi võrku, printimist, videokonverentsi lahendusi. Üks nüanss on siit täna puudu, et ei saa majja sisse, kui see ei ole sinu kontor. Uksekaardisüsteemid ei ole meie teenuse osa ja peame rääkima Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga, et saaks. Et ma ei peaks hommikul sõitma Sauelt kesklinna, kui mul on vaja koosolekuruumi kasutada, vaid saan minna Sakku sealsesse riigiasutusse näiteks. Ja taustal on alati ju see eesmärk ka, et koondades kokku teenused ühte kohta või teenuse osutamise ühte kohta, siis saab kokku tuua ka need targad inimesed, kes seda teenust pakuvad, aga veel enam, kes seda teenust edasi arendavad ja võtavad kasutusele neid uuenduslikke lahendusi, sealhulgas siis tehisintellekti lahendusi. Tükkideks teenus natuke lahti ka, et need on need komponendid ülistatud kujul, mis olid planeeritud ja 4 aastat hiljem ehk täna on nad olemas. Nutiseadmetest toetame hetkel küll Apple'it ja Samsungi ainult ja juurde on tulnud asjad 4 aastaga. Koolitus. Üsna selgeks sai, et need moodsad ühiste lahendused ei ole kõigile elementaarselt selged. Ja et sealt võtta see viimane võit välja või kasu välja, siis tuleb inimesi koolitada. Täna vahendame koolitusi, asutused saavad tellida neid. Toome juurde eriprofiilid ja teiste süsteemide toetamise peale Windowsi, sest siiamaani oli ainult üks standardne teenus, aga laiendame seda. Ja loomulikult on juurde tulnud siis Microsofti tooteperre Copilot ehk siis AI, mida meie teenusel olevad kasutajad kasutavad.
Põhimõtteliselt levinud AI kasutuse meetodid, mis mul kohe pähe tulid. Aga kuidas AI võib meie tööd siis muuta? Kindlasti tuleb lähiajal luua regulatsioone, see muudab meie tööd. Jällegi ühes eelnevas esitluses või äkki oli paneeldiskussioonis räägitud, et peab aru saama, et mis andmeid, kus, kuidas võib töödelda ja mis otsused nende pealt teha ja kellele välja jagada. Töötajatest võiks saada agentide juhid, et nad ei peaks tegema ise kõige lihtsamaid liigutusi, vaid selleks on neil agendid. Kõik info, kõik on hea üldistus, aga info võiks olla ette valmistatud, tulen hommikul tööle, regulaarne aruanne on olemas. Või kui ei ole, siis ma saan selle lihtsasti genereerida. Ja süsteemid töötavad ise. Kui ma lähen komandeeringusse ja tulen komandeeringust, siis ei pea RTIP-is tegema mingit taotlusi ja avaldusi ja asju, vaid kõik see võiks sujuvalt ise toimida. Näiteks, need on näited ainult. Ja toetavad rolle on vähem vaja, et kõik need abimehed siis vähendavad seda lihtsat tööd, teevad midagi meiest ära, nõustavad ka kodanike. Ka kodanike jaoks saab väga palju andmeid ette valmistada, et nad ei peaks seda ise otsimas käima ja eri allikatest kombineerima. Vaid see ongi see koht, kus mõeldakse andmete puhastamist ja korda tegemist ja integreerimist, et mille pealt saab paremini kodanikku või klienti teenindada. Ja info ettevalmistamisega ma arvan, me oleme kõik kokku puutunud. Aga mida ma ei usu, on see, et me saame pooled inimesed 4 aasta pärast ära saata. Ei usu ka seda selles kontekstis, vist üleeile ütles Rain Lõhmus oma panga kohta, et 4 aasta pärast on poole vähem inimesi ja AI teeb nende töö ära. Mina arvan, et mõned rollid kindlasti kaovad, aga isegi kui meil aeg vabaneb osadel inimestel, siis nende inimeste ambitsioon suureneb, me teeme rohkem lihtsalt. Ja pakume rohkem teenuseid. Automatiseerimise kohta ütleks, et see on vana mantra. Ärme automatiseeri tänaseid protsesse, vaid mõtleme, kuidas saaks teistmoodi. Seal hulgas, kuidas saaks erinevate andmekogude andmeid koos kasutada. Küsime, miks me midagi teeme või miks me mingid andmeid kellegi käest küsime, äkki saaks teistmoodi. Ja 4 aasta perspektiivis mina arvan, et inimene jääb endiselt otsustama, vastutama ja kontrollima seda tulemust, isegi kui tema eest tehisintellekt midagi ära teeb. Ehk tööhulk kasvab, muudatustulk ajas kasvab ja üllatus, stress kasvab ka, ma arvan. Eesti AI-d mainisin, lihtsalt adresseerin, et 15 projekti kuulutati välja rohelisega, markeerisin need, mis jällegi võivad puudutada meie igapäevast tööd. Ja need on juhtumisi ka just digiministeeriumi kureerida. Kui te töötate hariduses või meditsiinis, siis näete, et siin on ka muid projekte, mis nendes valdkondades üritavad tehisintellekti kasutust testida. Minu arust oli seal öeldud, et 18 kuu jooksul üritatakse mingit tulemusi juba saavutada või kiiremini. Kuidas RIT-i mõjutab AI tehisintellekt, siis 4 aasta pärast ma arvan, et ikkagi meie peamine prioriteet hetkel on tuua rohkem asutusi meie teenusele, et riigiülene ühistöö paraneks ja asutused saaksid seda turvalist ja kvaliteetset teenust läbi meie. Need, kes pilte tegid, siis ma ütlen lahti üteluse ka, et see ei ole lubadus, mis me teenus olema hakkab, vaid see on visioon. Aga kindlasti teenus muutub modulaarsemaks ja läbipaistvamaks, et ka täna saab juba valida erinevat riistvara, aga see ei ole kliendile arvelduses või kasutamises väga hästi nähtav. Tarkvara haldus on selline huvitav teema, et me lubame täna mitmeid sadu tarkvarapakette arvutitesse laadida. Ja me oleme nad kõik läbi analüüsinud, et nad on turvalised. Me oleme sinna võimalusel seadnud automaatse uuendamise, et kõik turvapaigad jooksid automaatselt peale, aga neid on sadu ja igu asutusega nende kogus kasvab, mis tähendab meile tohutut tööd. 4 aasta perspektiivis ma arvan, et neid võiks olla vähem. Ehk et võtame sama täna levinud AI kasutused, pildi joonistamine, muusika genereerimine, tekstide kokkupanemine.
et kui selle sarnade tarkvarade hulgas on selliseid, siis need võiks küll ära kaduda ja tehisintellekt siin appi tulla. Agentidest juba rääkisime, mis me igapäevatööd aitavad teha. Kasutaja tuges all oli väikses saalis esitlus, kus räägiti bürokratist. Me oleme ühe selle 20 asutuse hulgas, kes bürokrati oma kliendiportaali rakendab hetkel ja kindlasti selle kasutus laieneb. Ka riigipilve veebilehel on ta minu arust olemas. Turvalisuse poole pealt samamoodi andmemahud on meeletud ja milles AI hea on suurte andmemahtude töötlemises. Meie turvameeskond analüüsib neid tööriistu, et tulevikus ära kasutada. Ja nii edasi. Panin veel mõned mõtted või trendid kirja siia viimasteks minutiteks, millest mõned on nähtavasti lähemas tulevikus saavutatavad ja mõned võib-olla mitte üldse, aga kes teab? Inimesed. Alati saab inimesi jagada kahte liiki, eks ole, et ühed, kes usuvad tehisintellekti, teised, kes ei usu, kellegi jaoks on see lihtne tööriist ja mõned ütlevad, et paradigma on valepidi, et meil on käes haamer ja me otsime naela, mida lüüa. Ja mõnes mõttes on see õige, et teistpidi olles ise olnud tarkvaraarenduse äris minevikus, siis me rääkisime ka kliendile, et ära räägi meile, kuidas sa tahad, et see asi töötab, vaid räägi, mida sa tahad saavutada ja siis me koos valime õige tööriista. Aga täna on meil võimas tööriist käes ja me otsime sellele rakendusi. Aga samas, kui järgi mõelda mineviku peale ja suurte tehnoloogiliste muudatuste peale minevikus, siis ega aurumasin või internet ei leiutatud ka nende otstarvete jaoks, kus neid täna kasutatakse. Nad tulid kuskil nišis ja siis hakati neile otsima rakendust. Ma arvan, et raamatupoe omanik ei mõelnud sellele 40 aastat tagasi, et tahaks internetis raamatuid müüa. Aga täna me ostame oma raamatud internetist. Jaan Tallinna uudise all oli ka lause, et tema ja tema meeskond ei jõua sellele muudatuste hulgale järele. Saati siis veel nagu tavaline töötaja või tavaline kodanik. See on tõsine probleem, ma arvan. Keegi ei jõua neid uudiseid jälgida ja uusi asju katsetada. Arhitektid eelmises paneelis enne lõunat ütlesid, et asjad võivad muutuda 2 nädalaga täna. Tõusud hommikul üles ja mingid tööriistad on teistsugused, kasutavad keelemudeleid teistmoodi. Aga samuti olen ma kuulnud oma tuttavate iduettevõtjate käest, et nad on nende tehisintellekti tööriistadega hetkel nii võimestatud, et istuvad kodus, 10 agendid töötavad arvutis ja nad suudavad katta valdkondi, kus neil endal ekspertiis puudub, nagu finantsjuhtimine või juriidika. Ja nad tunnevad, et nad peavad tegema jõuga endale päevakava, et nad tuleksid lõpuks või vahest selle arvuti tagant välja ja suhtlust on ka vaja inimestega, et sotsiaalsuse vajadus kasvab, kui me istume rohkem arvuti taga. Inimeste roll ei vähene, domeeni teadmine on oluline, sest kes ikka suudab muidu seda ülesannet anda. Ja siis selline huvitav nüanss, et jällegi uudistest lugenud, et ma ei tea, marketingettevõtted või ka IT-ettevõtted ütlevad, et me ei palka enam juuniori tasemel inimesi, sest selle töö teeb ära AI. Ja siis ma hakkan mõtlema, et kui me neid enam ei palka ja see põlvkond, kes täna on see spetsialist või ekspert ja hindab AI tulemusi, läheb pensionile. Kui läheb pensionile, eks ole. Kes siis vaatab üle seda? Kus need eksperdid siis on, kui me juunioritel ei lase kogemust saada? Huvitav probleem. Ja osakondade asemel vajaduspõhised meeskonnad, selle all ma mõtlesin seda, et kui ma enne ütlesin, et me peaksime andmekogusid kasutama rohkem koos või risti-rästi, siis täna me oleme natuke silodes. Osakond, asutus, ministeerium, andmekogud ja nii edasi. Sellised silodes toimetamisel ma ei usu, et väga efektiivselt tekib see ristkasutus. Kas AI tohib teha otsuseid või kas saame tema tulemusi usaldada? Veeb on täis meeme AI tehtud vigadest. Aga inimesed teevad ka vigu. See on lihtsalt üks mõte. Võib-olla me peame, ja siis tarkvaraarenduse poole pealt me kuuleme, et AI genereerib 10 000 ridu väga kiiresti ja väga efektiivselt. Võib-olla me peame ühel hetkel seda black box'i, mis ta genereerib, usaldama selles mõttes, et me oleme ta treeninud ja testinud selliseks, et tema väljundis olevate vigade arv on meile tolereeritaval tasemel.
ja me ei muretse selle peale. Olgu see tase siis 0,1 või 0,01, mida iganes, aga saate aru mõttest, on ju. Et me ei suuda ühel hetkel seda sisu kontrollida ja ka sellel meie domeeni eksperdil on ainult tema lokaalne teadmine, aga keelemudelitel on ju palju laiem teadmine, mis ta on kokku kraapinud veebist. Keelemudelid muutuvad, tööriistad muutuvad, juba rääkisime, hinnatõus tuleb, garantiid. Eile nägin meemi sotsiaalmeedias, kus üks disainibüroo ütles, et palkasime juuniorkujundaja, milleks selle AI eest 1000 eurosid maksta. Et mõnes mõttes võib muutuda ühel hetkel tööjõud suhteliselt jälle odavamaks versus nende tööriistade hindadega, mida me kasutame. Täna vist on trend see, olen aru saanud, et hinnad veel ei tõuse, konkurents on tugev, samas vähendatakse võimekust selle sama hinna eest, mis sa kätte saad. Ja seda ma arvan ka, et see on vale kurtmine, et IT-firmad või kujundusfirmad või PR-firmad peaksid oma hinda alla laskma lihtsalt tänu sellele, et kasutavad AI-d. Ei pea. Turg määrab hinna ja me peaksime ostma ja müüma tulevikus aina enam väärtust, mitte tundi. Tehnoloogia poole pealt avalik pilv on siin, et jääda. Me võime ja peame koha peal oma süsteeme jooksutama, aga nad peavad olema dubleeritud avaliku pilve, sest et kohalike andmekeskuste aadressid on internetis olemas, vaenlasele Google Mapsist leitavad ja väga lihtsasti hävitatavad, kui mõelda kõige mustemad stsenaariumid. Standardiseerime ja konsolideerime kindlasti edasi. Kasutame kõiki neid moodsaid tehnoloogiaid, mis meile kätte saadavad on, mis on siin ingliskeelsete buzzwordidena kirjas. Ja kindlasti jääb arutelu teemal, kas mitte kasutada Microsofti, mitte kasutada USA tooteid, kasutada vabavara. Me oleme selle trendiga kaasas, me kavatseme testida erinevaid asju, aga esimene kiire analüüs ütleb, et päris mitmes kohas ei saa ilma USA-ta. Teine valik on Hiina. Mõtleme arvutite või telefonide peale, kust nad pärit on, USA-st või Hiinast. Euroopas ei tehta laptoppe ja telefone väga palju, kui üldse. Ja veel, võib-olla pole osadel riigitöötajatel arvutit vaja, piisab võimekast nutitelefonist, mille külge vajadusel saab panna välised seadmed, see on juba täna võimalik. Me lihtsalt ei ole selle mõttenihkega kaasa läinud. Ja siis veel üks huvitav mõte, mille peale mina olen mõelnud ja kodus täheldanud. Kellel on teismelisi lapsi kodus? Andke käega märku. Kuidas te suhtlete nendega? Näost näkku, chatis, e-mailis, telefonis. Minu ainsa koju jäänud teismelisega telefon ja e-mail on out. Nagu 20 aastat tagasi pidi kolleegile minema kõrval kabinet ütlema, et ma saatsin sulle e-maili. Kui ma oma lapsele saadan e-maili, siis ma minema ka tema tuppa ütlema, et kuule, vaata e-maili, ma saatsin sulle e-maili. Et point see, et me peame õpetama neid noori kasutama töövahendeid, mida meie täna töö juures kasutame. Nad ei oska Outlooki kalendris võib-olla koosolekut panna. Või siis me peame hakkama kasutama neid vahendeid, mida nemad täna kasutavad oma sõpradega suhtlemiseks. Õnneks neile tehisintellekti töövahendid õpetatakse või surtatakse peale gümnaasiumastmes. Kuigi jälge oma lapse käest küsides, siis see projekt ei ole väga kiire olnud ja minu laps vähemalt sellest vaimustuses pole, et see tehisintellekti vahend ei anna talle vastust, vaid ütleb, et mõtle ise. Mis jällegi on õpetamise point, et ja peabki nii olema. Ja 2 viimast pointi siia, et üks mu kolleeg, ma küsisin paljude kolleegide käest mõtteid, üks kolleeg ütles, et äkki 4 aasta pärast me saame lahti A4 dokumendist. Et meil on andmed andmekogus ja sellest piisab. Eesti e-äpp on siin hea näide, et me saame äpiga täna oma identiteeti tuvastada, me ei pea kaasas kandma plastikust ID-kaarti või juhiluba. Ja loomulikult ma lasin selle sama ülesande teha ka AI-l. Ma ütlesin talle, vaata RIT-i tänaseid teenuseid ja vaata, mis tehnoloogiline areng on toimunud ja võiks toimuda 4 aasta jooksul ja mis oleks ametniku jaoks muudatused. Ta pani hästi palju teksti, me teame kõik, et juturobotid on väga jutukad, aga ma ei hakka seda ette lugema.
Ja kuna mu aeg on läbi, siis ma ütlen aitäh, inimesed on olulised ja tänan oma kolleege, kes aitasid mõtteid kokku panna. Ja suur tänu Taivole. Ma jäin seda ettekannet kuulates mõtlema selline ajarännak aastasse 2030 ja sealt edasi, et võib-olla võiks olla pilvepäev 2030 selline meelelahutusprogrammi osa, et vaatame tagasivaates, et mida Taivo ette nägi, mis täitus, mis ei täitunud, võib päris naljaks olla. Slaidid jäävad ju alles, eks ju. Jah. Aga kuulete seas oli väga palju küsimusi ja paljud puudutavad turvalisust. Näiteks küsitakse, kuidas on Copiloti puhul tagatud, et töötaja ei saa chatis ligi dokumentidele, millele teadmisvajadus puudub. On selle peale mõeldud? Ma võin eksida, aga minu parima teadmise järgi, kui töötaja kasutab Copilotit, siis saab ta ligi täpselt samadele andmetele, millele ta muidu ligi saaks oma arvutist. Ehk et ei tohiks saada ligi asjadele, millele tal õigust pole. Tore. Kuidas ATK 2.0 päriselt on järgib Zero Trust turvamudeli põhimõtteid? Hetkel 100% ei jälgigi, et see on asi, mille suunas me liigume. Et järjest, või ütleme teistpidi, et pigem on probleem nendes ärisüsteemides, kuhu ligi on vaja saada ATK 2, et seal tuleb erinevaid meetodeid kasutada. Kas RIT hakkab 2030. aastal pakkuma ka valmis agente? Mis agente? Valmis kujul agente. Täna ma vastaks, et see ei ole meie roll. Meid loodi selleks, et konsolideerida seda alustaristut. Aga meie head teised IT-majad vältimatult hakkavad, ma arvan. Võib-olla hakkame meiega. Ma ei tea. Paljud küsimused on väga tehnilist laadi, aga ma küsin need ära, muidu pärast ei jõua seda pahameelt ära kuulata. Kas RIT jooksutab AI-d ka kohaliku riistvara peal? Hetkel mitte. Kas riik suudab praegu erasektorist tulnud spetsialisti IT-vajadusi katta? Kus on suurimad käärid? Natuke laiem küsimus. Ehk siis nähtavasti kontekstis, et kui see spetsialist tuleb meile tööle? Jah, küllap seda on mõeldud, jah. Ma arvan, et suudame riigihangete piires. Millal ATK 3.0 välja tuleb? Me oleme alustanud selle peale mõtlemiseks ja meie Jiras on vastav projekt loodud, aga tähtaega meil veel ei ole. Tore. Ma arvan, et üks suur aplaus. Aitäh.